Nonii, No nii, No nii. Oleme siis nüüdseks oma 3. uskumatu episoodi blogiga jõudnud jälle stuudiosse ja täna on meil au tervitada oma stuudios Tartu Kõrgema Kunstikool Pallase kahte külalist, kes võib-olla äkki tutvustavad end ise. tere kõigile kuulajatele. Mina olen Kristina Tamm, Kõrgema Kunstikooli Pallase õppeprorektor. ja mina olen Maike Nauston, Kõrgema Kunstikooli Pallas avalike suhete juht. Tere tulemast! Tere teile! Kõigepealt siis võib-olla alustuseks räägikski, et siis miks tulla Pallasesse? Sellepärast esiteks, et Pallas on Eesti ainuke rakenduslik kunstikõrgkool ja Pallas on selline kõrgkool, kus on võimalik õppida nii disaini, konserveerimise, restaureerimise kui kunsti suunal ja meil on 7 väga head eriala. Mis need täpsemalt need 7 eriala on? Et kas te saaksite sellest natuke täpsemalt rääkida? Ja Pallases saab õppida fotograafia, maali ja restaureerimise, meedia ja reklaamidisaini, mööblidisaini ja restaureerimise, nahadisaini ja restaureerimise, skulptuuri ja tekstiili erialal. Et need 7 eriala ja nende erialade raames, nagu te juba nimedestki aru saite, on võimalik siis ka spetsialiseeruda, kas disaini, kunsti või siis konserveerimise ja restaureerimise suunal. Okay. Aga nüüd kuulajatele võib-olla siin selgituseks, et võib-olla mõnel noorel on segadus, et mis vahe on siis ülikoolil ja kõrgkoolil, et äkki saate meile seletada siis, et milles see vahe seisneb? Rakenduskõrgkooli suur pluss on see, et rakenduskõrgkooli õppekavas on vähemalt 15 ainepunkti praktikat. Samuti ka kogu õppekava sisaldab endas väga palju sellist praktilist tegevust ja praktilist tööd. Meil on siis praktikamahule lisaks on ka õppeainete raames võimalik reaalselt töötada objektidega. Et need praktilised oskused, väga head tehnoloogilised oskused käivad siis rakenduskõrgkoolis käsikäes teooriaga. Väga head oskused saab meilt. Okei. Aga mul oleks nüüd siuke küsimus, et meil on see koroona olukord ikka veel, et kuidas teie kool sellega on toime tulnud, et kas teil on, ilmselt on osad need loengud on distantsõppega, et kuidas... Jaa, täpselt nii, et meie kõrgkool on pidanud ka siis sellel aastal ja eelmisel aastal oma õppetöö korraldust ümber vaatama ja varasemast rohkem rakendame tõesti siis e-õpet, distantsõpet, erinevaid e-kursusi, aga kuna meil on ikkagi väga suur rõhk siis ka praktiliste oskuste omandamisel, siis me olemegi püüdnud oma õppetöö korraldada niimoodi, et teoreetilised ained siis praegu toimuvad meil reeglina distantsõppes, aga praktiliste ainete läbiviimisel siis töökojas, laborites toimuvad meil ikkagi koha peal. Järgime siis seda, et me oleme väikestes gruppides, et ruumi täituvus ei lähe üle 50%, kasutame siis kõiki vajalikke kaitsevahendeid ja me oleme saanud siis oma praktilist õpet ka praeguses olukorras hästi hoolega seda koordineerides ikkagi jätkata. Seda on hea kuulda, et just, et on see võimalus ikkagi vist, et nagu päriselt ka midagi oma kätega teha. Ja kui nagu nüüd see koroona asi hakkab leebenema ja saab hakata reisima ja värki, et kuidas on kool seotud Erasmusega näiteks ja missugused võimalused oleks seal Pallases õppimiseks? Pallases on Erasmuse vahetusüliõpilaseks käimine väga levinud.
et meie kõikidel erialadel üliõpilased on seda võimalust väga usinasti kasutanud, et me oleme tegelikult siin ka ikka veel viimastel aastatel olnud rakenduskõrgkoolide, üldse kõrgkoolide seas Erasmus üliõpilasvahetuse osas esirinnas. Ja üliõpilased siis kasutavad seda võimalust, et alates teisest semestrist on võimalik veeta semester või isegi ka 2 välismaal, et on võimalik siis sooritada ka lõpetamise järgne praktika välismaal, et kõik need kogemused, keeleõppe, teistsugune vaade oma erialale, oma erialaõppe täiendamine, et seda võimalust siis kasutatakse. Ja tegelikult hoolimata siis ka praegusest olukorrast on meil hetkel, sellel semestril on meil 2 Erasmuse vahetusüliõpilast siis kõrgkoolis ja olid ka eelmisel semestril mõned ja meie üliõpilased samuti on ka hetkel siis mitmes välisriigis oma õpinguid täiendamas ja me ei lase siis ennast sellest olukorrast heidutada. Ja Pallasel on 52 partnerkõrgkooli üle terve Euroopa ja kindlasti keegi leiab sealt siis endale just selle sobiva, mis teda kõnetab. Ja momendil ongi Pallasest siis praegu välismaal õppimas 8 üliõpilast. Okay, see on päris äge, tegelikult ma ütleks, et on üle Euroopa kohe nagu nii palju neid koole, aga kuidas üldiselt selle praktikaga, et kui ma õigesti tean asju, et siis kõrgkoolis on just see praktiline see töö pool, et see mängib suurt rolli ja kuidas Eestis selle praktikakoha saamine on? No meil on niimoodi, et meil on nii aastatega välja kujunenud väga head praktikapartnerid, meie osakonnad ja üliõpilased on ise üsna aktiivsed ka uusi ja põnevaid praktikti otsimaks ja ka meie poole pöördutakse päris palju sooviga meie üliõpilasi saada enda juurde praktikale. Et selles mõttes ma arvan, et praktikakohtadega on pigem hästi. Meie õppejõudude seas on ka päris palju neid, kes on ise ka valdkonnas tegevad, on kas siis valdkonnas ettevõtjad, disainerid, loomeisikud, et ka nende suhete kaudu toimib selline koostöö siis valdkonna ettevõtjatega ja kõrgkooliga. Ja Pallase enda vilistlased on ka, päris paljud on tegelikult läinud ja teinud näiteks ise oma eraettevõtted või ka siis, kui nad töötavad suuremates ettevõtetes töövõtjana, siis nad samuti pakuvad väga palju praktikakohti praegu Pallases õppivatele tudengitele. Et see usk sellesse praktilisse õppesse, mida Pallasest saadakse, on väga hea ja seda nagu sellele aidatakse hästi palju kaasa just erinevate praktikakohtade pakkumisega. Ei, see on hästi hea kuulda just see ka, et ka vilistlased siis, kuidas ma ütlen, et jäävad nii-öelda kogukonda. Ja oma vilistlaste üle hästi uhked ja siiamaani on nad olnud rahul ka selle haridusega, mis nad meilt saavad, sellepärast, et kui me teeme vilistlaste hulgas tagasiside küsitluse, siis 90% meie vilistlastest töötab loomingulisel tööl ja väga suur protsent on ka neid, kes töötavad täiesti erialasel loomingulisel tööl. Nii et see haridus, mis saadakse, on selline, mis lõpuks ka toidab. Ja meil on väga hea meel näha vilistlasi ka meie noorte õppejõudude hulgas. Nüüd siia vahepeale küsiks ka, et kas teil on äkki endal ka side Pallasega, et olete äkki ise ka vilistlased? Mina olen vilistlane. Mina olen lõpetanud meedia- ja reklaamidisaini eriala. Olin kõrgkoolis esimene lend ja siis juba kuskil 10 aastat olen nüüd andnud meie osakonnas ka erialase inglise keele loenguid ja nüüdseks siis 2 aastat olen avalike suhete juht. Et omalt poolt võin ka kinnitada see haridus, mille saab Pallasest, on väga laiapõhjaline ja sellega on, selle kasutusalasid on lihtsalt meeletult. Aga siis, kui see haridus on nüüd saadud, palju siis nendest Pallase õpilastest saabki lõpuks selle hariduse, äkki paljud lõpetavad ja peale lõpetamist, et kuidas on tööturul lood? Et meie lõpetanute protsent
on tegelikult päris kõrge, et vahel küll õpingud võivad venida veidi pikemaks erinevatel põhjustel, sealhulgas ka näiteks juba varem enne lõpetamist tööle asumine, et tudengeid kutsutakse ära tööle. Aga nagu Maiken enne ütles, et meie vilistlaste tööhõive on tõesti kõrge, et küsitluste ja andmete põhjal üle 90% ja küsitluste vastustes tõesti tuuakse esile seda, et see töö on ikkagi seotud erialaga. Aga teine pool, mida ma ka tooksin esile, et ligi 30% meie lõpetajatest ka lähevad edasi õppima, et siis magistritaseme õppesse kas Eestisse või välismaale, et need uksed on ka meie kõrgkooli lõpetajatele lahti, nad saavad rakenduskõrghariduse, bakalaureuse kraadi, et see edasiõppimine on ka kindlasti selline oluline pool. Siin küsiks vahepeal, et siis edasiõppimises Eestis, et siis EKA-ga on teil head suhted, jah? EKA-ga on meil väga head suhted, et meie lõpetajad lähevad sinna meelsasti ja tegelikult me teeme koostööd ka muudes küsimustes, sest meie valdkond on ju sama ja me täiendame teineteist, et jälle mingid oskused, mida EKA-s ei pakuta, on meil olemas, aga meie üliõpilased näiteks kasutavad ka võimalust käia seal külalisüliõpilasteks ja võin ka selle esile tuua, et meie tudengite ja lõpetajate hulgas on ka neid, kes on eelnevalt lõpetanud siis Eesti Kunstiakadeemias mõne eriala ja kes tulevad siis meile nii-öelda nagu edasi õppima või oma oskusi täiendama. See on ju hästi hea, et on selline võimalus, et saab ühest koolist nii-öelda teise rännata. Aga nüüd küsiks natuke nagu täpsemalt, aga põgusalt tutvustuskatsetest, et millised teil välja näevad, et kas on vaja mingi suure portfoolioga tulla või on rohkem mingisugused kohapealsed ülesande katseasjad, et kuidas teil see käib? Nii, ma võin alustada kohe selle teabega, et ka sellel aastal 2021 toimuvad Pallase sisseastumiseksamid veebipõhiselt. Et eelmisel aastal me juba katsetasime virtuaalsed sisseastumiseksamid ära. Sisseastujate tagasiside oli väga hea ja ka sisseastujate tase oli väga hea, et me jäime sellega väga rahule ja seetõttu siis sellel aastal, kuna olud on ärevad ja muutuvad ikka veel viiruselainel, me jätkame sellega. Ja kui nüüd Pallasesse astumise huviline tahab täpsemalt teada, siis soovitan minna kodulehele, et Maiken on seal kõik asjad meil välja toonud, mis praegu oluline teada on, et meie sisseastumisavaldusi saab siis hakata SAIS-is esitama juba 1. juunist 2021, aga mis puudutab nüüd seda, et milline peab olema sisseastuja ettevalmistus, et tõepoolest, et meil meediadisaini osakonnas on tõesti alati olnud portfoolionõuded leiate samuti kodulehelt, aga peamine meie tudengikandidaadi puhul on siis huvi eriala vastu ja et ta oleks siis uudishimulik, uuriks seda, mis teda huvitavas valdkonnas toimub, vaataks kunstinäitusi, jälgiks disainerite tegemisi, kui on konserveerimise, restaureerimise suund tema huvi, et sellisel juhul meie pärimusasutused, muuseumid, et lugege, vaadake, küsige, tundke huvi ja kui on rohkem huvi, siis kas helistage, kirjutage meile kooli ja siis me vastame teie küsimustele. Et jah, praegu on see, mis nagu kuvatav juba on, infona on üleval siis veebiaadressil pallasart.ee ja nagu juba öeldud, siis nii sisseastumiseksamid kui ka lahtisteuste päev tulevad virtuaalselt. Et lahtisteuste päeva konkreetne kuupäev pole veel paigas, aga see tuleb aprillis. Kuidas see virtuaalne sisseastumiseksam välja näeb? See oli väga äge eelmisel aastal. See oli niimoodi, et iga osakond siis tegi just täpselt nii, nagu nad tundsid, et nende jaoks kõige parema info kättesaamiseks vajalik on. Et ma võin siin näiteks tuua tekstiiliosakonna, kes andis sisseastujatele kätte ülesanded. Sisseastujatele oli jagatud kaust
või selle kausta asukoht, kuhu need tööd hiljem üles laadida ja neil oli siis päev otsa aega ise rahulikult need valmis nokitseda, teha fotod. Pallase kodulehel on üleval ka oma tööde professionaalse fotografeerimise selline väike artikkel, kuidas seda kõige paremini teha, 10 näpunäidet. Ja siis peale seda nad laadisid need sinna kausta. Sealt valiti juba need tudengid, kellega tehti motivatsioonieksam ehk siis selline väike vestlus ja peale seda oli siis juba tulemuste kuulutamise aeg. Et Kristina võib-olla tahab rääkida mõnest teisest osakonnast siia juurde. Jah, et ma võin sellise üldise info siia juurde veel tuua, et tõepoolest, et erialaeksamite kirjeldused avanevad siis sisseastuja jaoks SAIS-is, kui ta avaldust juba esitab, et siis ta saab teada, mida tal on vaja, mis tal peab siis kodus eksamipäeval olemas olema, et need on sellised tegelikult küllaltki tavalised vahendid, mis meil, kui me vähegi loominguga tegeleme või et on meil olemas kõik ja samuti on seal juures siis juhised, mida teha, kuidas isegi siis veebi suhtluseks valmistuda ja sellepärast ei pea ka muretsema, et on ka siis kontaktisik osakonnas, kelle poole pöörduda ja sellel aastal tuleb meil siis kodulehele ka avame maandumisplatvormi, kuhu on lihtne oma eksami ülesandeid kohe otse üles laadida, et eelmise aasta laduskorraldus annab meile siis julguse sellel aastal teha veel paremini. Aga mida saaksid noored juba praegu teha, et nii-öelda ette valmistada ennast nendeks sisseastumiskatseteks ja mida nad saaksid teha, et suurendada seda sissesaamisvõimalust? Ja, et midagi võib-olla natuke spetsiifilisem. Ja, et me rääkisime siin, et tunda huvi nii-öelda selle eriala kohta, et käia muuseumites ja asjades, aga mis nagu meie vanustel, ütleme juba praegu? Jaa, et olenevalt erialast peaaegu kõikidel erialadel on kompositsiooni ülesanne sisseastumiseksamite seas. Ka joonistamist on, kui lähete maali õppima, siis kindlasti tuleb maalimisega tegeleda, et võib olla kindel, et te peate siis sisseastumiseksamitel maalima. Ja samuti oma sellise portfoolio kokkupanemine, juhul kui astute siis erialale, kus portfoolio on vajalik juba praegu vaadata, et oleks seal siis piisavalt töid ja parimad tööd väljas. Ja soovitan vaadata siis pallasart.ee lehel ka sellist kohta nagu sisseastumise kohta korduma kippuvad küsimused. Et seal on siis ka natukene täpsemalt erialaeksamite kohta, motivatsioonieksami kohta, portfoolio nõuete kohta ja ka veel selliseid detaile, millega siis võib arvestada nii sisseastumiseksamiteks valmistumisel kui ka juba õppima tulekuks valmistumisel. Et sinna neid vastuseid ja küsimusi ka tõenäoliselt jälle lisandub enne sisseastumisperioodi, aga soovitan sinna piiluda siis kõigepealt. Ja riigieksamite koha pealt veel nagu nii palju ka, et meil Pallas juba 10. aastat ei nõua riigieksamite tulemusi, seega ei ole nagu ka oluline see, et valida kindlasti just inglise keele või matemaatika riigieksam, et me ei vaata seda. See on väga tore. Ja, et kindlasti niigi on palju seda stressi ja seda, et see vähendab seda ju. Ja vastutustõrul, et siis on ja kindlasti nagu kergendus, ütleme nii. Aga küsiks nagu selle koha pealt ka, et kui nüüd noor võib-olla selle jutu peale tunneb, et okei, et nagu täitsa pakub huvi, et aga kuidas te kirjeldaksite võib-olla kooli sellist nagu atmosfääri või sellist nagu olekut, et nagu ma saan aru, et pigem on selline väiksem kool, et siis on kindlasti intiimsem õhkkond, aga midagi täpsemat selle kohta? Meil on väga mõnus kool. Meil on esiteks asub ta Tartus Karlovas, mis on põhimõtteliselt juba ise selline tore hipsterkeskkond ja põhimõtteliselt 3 majas, mis on renoveeritud endise, see oli vist kammivabrik, mis ta oli või midagi? Mingi masinatehas, lennukitehas. Igal juhul hästi ägedad hooned on ja koolis on circa 300 tudengit ja personali on kusagil seal 80-90 ümber, nii et päris kindlasti on koolis hästi isiklik ja personaliseeritud suhtumine ja täpselt samamoodi on võimalik ka kujundada tegelikult ise oma õppesuunda just selliseks, et kui näiteks tudengil on mingisuguse teema vastu hästi suur huvi
ja tahtmine just sellega tegeleda, siis meil on olnud selliseid tudengeid, kes võtavad selle teema ja nad lähevad sellesse nii süvitsi sisse, et nüüd on nad meil põhimõtteliselt maailmaklassi õppejõud meie enda koolis, sellepärast et nad on niivõrd kõrgel tasemel seda teemat juba uurinud ja arendanud. Toon kohe siin välja, tegemist on droonindusega näiteks ja 3D fotograafiaga. Wow. See on väga kõva sõna, eriti praegusel digiajastul, ma ütleks. Aga jah, toon tõesti välja veel selle sama, mis Maiken ka ütles, et kuna meie üliõpilaste arv ei ole väga suur, et praegu ka hetkel veidi üle 300, siis tõesti nimepidi tervitada ja otse suhelda ja vajadusel saab tõesti otse üksteise poole pöörduda, kui midagi vaja on, et meil on väike kool, soe õhkkond, igal osakonnal on ka oma ruumid, kus tudengid siis hea meelega viibivad, õpivad, söövad ja kohvi joovad ja omavahel suhtlevad. Ja meie töökojad ja laborid on tegelikult hõivatud ikkagi ka peale tunniplaani järgsete loengute lõppu ja ka laupäeviti, et praegu eriti jälgime seda, et niimoodi hajutada ja hõredalt olla, aga see aeg kasutatakse kõik ära ja niimoodi koostöös erinevate erialade üliõpilastega midagi sattudes koos tegema, siis tekivad ka huvitavad ideed ja huvitavad projektid. Ja me teeme päris palju ka selliseid projekte, mis on täiesti kooli ülesed, et näiteks just enne seda, kui intervjuu algas ja me tegime siin mikrofonikatseid, siis ma mainisin ära, et Pallas just täna õhtul avab Tartus Eesti suurima lumelinna, mille siis tudengid koos kõik ehitasid ja jälle selline koht, kus nagu esiteks sa töötad hoopis teise materjaliga, sa saad suhelda koos teiste tudengitega, sest muidu on see hajutamise teema või maski teema ja nii edasi, aga värskes õhus selle talve kõige külmemate ilmade ajal oli päris tore tegelikult seda lumelinna ehitada. Ja näiteks meil on veel osakondade ülene on ka see, et me sel aastal esimest korda Startup Day saab endale kujundusmeeskonna, kes siis tuleb täpselt samamoodi Pallasest, et me nagu hästi palju otsime selliseid võimalusi, kus tuua erinevate osakondade tudengid kokku, pakkuda neile erinevaid valdkonnaüleseid eneseväljenduse võimalusi. Me suhtleme hästi tihedalt üliõpilasesindusega, meie üliõpilasesinduse esimees sai aasta tegija, aasta esindaja auhinna. Et jah, meil on selline nüüd just, kui nagu see hästi palju sellest suhtlusest on läinud virtuaalseks, siis me nagu võimalikult palju otsime erinevaid võimalusi, kuidas seda kogukonna tunnet hästi tugevalt hoida nagu sees, et kui sa oled pallaslane, siis sa ikkagi oled pallaslane ja sa saad ka nagu kogu selle kogemuse ja mõnu sellest asjast kätte. Ja nagu selle lumelinna juures rektor võttis ise ka labida kätte ja lõi seal kaasa, et meil on tõesti töötajad ja üliõpilased, kui on hea eesmärk, siis ikkagi pingutatakse koos. Eks tänapäeval ja praegusel ajal eriti veel just see päris elusse suhtlusse koos tegemine, see on omandanud täiesti teistsuguse väärtuse ja see on hästi tore kuulda, et te pöörate sellele nii palju ikka tähelepanu ja loomeinimestel on kindlasti ka hästi oluline, et just oleks hästi palju katsetada ja nii-öelda neid piire kompida ja seda ka kindlasti ja siis veel ka selline aspekt, et kui nüüd kevadel kõik see veel päris selline uus oli ja uudne, kogu see koroona teema, siis ikkagi oli näha, et kui mõnikord nagu mott hakkas vaikselt kukkuma, siis me tegime tudengitega virtuaalseid teeõhtuid, kus me rääkisime nagu hoopis teistel teemadel ja mitte niivõrd õppeprobleemidest, vaid lihtsalt sellest, et mida sina praegu maalid või mida sa praegu kasvatad või et kõik see vestlus, mis muidu toimuks võib-olla siis nagu erinevate osakondade köögi poolel ja lihtsalt niisama kas või kohvikus kokku joostes, et selle me siis ka, et seda feelingut nagu ära ei kaotaks, sest üks asi, mis ma tahan veel mainida, mis on Pallases täiesti fantastiline, on meie kohvik. Jah, nõus. Nüüd peab kohe minema proovima. Ja kohe panisin neelid tööle. Aga kas teil on rohkem midagi lisada?
Jaa, mul on nüüd kogu selle toreda jutu peale on selline tunne, et ma pean ikka midagi sellist nagu tõsisemat ja distsiplineerivamat ka ütlema. Et toon välja siin selle, et Pallase õpe on kursusepõhine ja meilt on vahel küsitud, et kas saab õppida sessioonõppes või kaugõppes, et kuna õpe on ikkagi niivõrd praktiline ja see oskuste ja tehniline pool on niivõrd tähtis, siis meile õppima tulles tuleb vähemalt esialgu ikkagi arvestada sellega, et õppimine võtab ikkagi terve päevase aja, et teie päev on täidetud siis õppetööga ja praktilise tööga ja teooriaga, et sellega tuleb kindlasti arvestada, et muu tegevuse kõrvalt esialgu on meil õppimine võib-olla keerulisem kui mõnel teoreetilisemaid erialasid pakkuval kõrgkoolis. Ma arvan, et kunstnikutel on see just nagu parem. Nagu ma arvan, kui sa oled kunstnik, see ongi see, mida sa tahad niikuinii teha. Et sa saad seda teha terve päeva. Rohkem käed küljes. Seda küll, et see kunstiteema on selline asi, et see kipub olema natukene nagu, antud hetkel vist nii ei ole sobilik öelda, aga haigus. Et see on tegelikult nagu peres ja huvitav on nagu näha ka seda, et nagu Kristina juba enne mainis, siis on inimesi, kes on tulnud näiteks EKA-st meile õppima, aga meil on ka väga palju teistelt erialadelt, näiteks Tartu Ülikoolist tulnud füsioterapeute või õpetajaid või ajaloolasi, inglise keele filolooge ja nii edasi, kes tulevad siis meie kooli õppima, sest et nad ikkagi mingisugusel hetkel tunnevad, et kaua sa endas seda kunstipisikut maha surud ja sellel on vaja lasta lennata ja nad on rõõmsad ja nad on rahul ja nad jäävad sinna ja nad teevadki kõik selle läbi, mis siis, et neil on tegelikult mingisugune kõrgkool juba lõpetatud ja nii-öelda paber ju taskus, et jah, see tõmme selles koolis ja see haridus, mis sealt saab, sellel on tegelikult väga praktiline väärtus ja samas on seda omandada ka väga mõnus. Ja võib-olla ikkagi tuua välja veel neid erialasid, mida tõesti nagu Eestis kuskil mujal ei õpetata ja võib-olla ka lähivälismaal on keerulisem leida. Et naha restaureerimine näiteks on vägagi eksklusiivne eriala ja meile saab tulla ainult selle pärast või siis ka tegelikult mööbli restaureerimist sellisel õppetasemel Eestis mujal ei õpetata. Et siin on tõesti maalimise ja skulptuuri kõrval, mis meil on tegelikult ka väga kaasaegne eriala, 3D modelleerimised ja muud tehnoloogiad on seal sees, on meil siis ka tõesti sellised väga, väga põnevad ja eksklusiivsed erialad, mida saab õppida. Ja eks sellepärast tullaksegi. Absoluutselt. Ega endal hakkas siin ka paar juba mõtet mõlkuma. Aga ma arvan, et siin on nüüd sellisel heal noodil koht, kus tänaseks enda otsad kokku tõmmata, aga tõesti väga meeldiv oli teiega vestelda. Ja teiega oli täna stuudios Caitlin Kesa, Hendrik Zimmermann, Aleksia Mikker ja kohtume järgmises episoodis.